Sa oled teinud meeskonnakoolitusi ja kui me sinuga natuke rääkisime, siis sa ütlesid, et sa tegelikult ise praktilist kogemust omamata alustasid sellega. Ma olen ise osalenud mõnel su koolitusel ka ja see oli väga hea oli päriselt. Kas ma tegin enne või pärast seda oma õppetunde? Sa tegid enne, ma arvan seda. Ja see oli ikkagi hea. Aga nüüd, kui sa oled selle meeskonna kogemusega saanud, kui sa võrdled nüüd seda, et mis sa tegelikult nagu õpetasid või mis nagu tegelikult igal pool õpetatakse, on ju, või millest me loeme ja mis reaalsusel üldse ei päde, kas sul on mingi hea näide selle kohta, et... Jaa, no ma olen läinud see, kuidas mina nagu asjadesse... Miks ma nagu nii palju ebaõnnestun, sest ma päriselt olen palju ebaõnnestunud. Aga miks ma nagu palju ebaõnnestun on see, et siis kui keegi küsib, kas sa sihukesest asjast oled nagu huvitatud? Ma ütlen, muidugi olen. Aga kas, et tahaksid midagi sihukest teha? Muidugi tahan. Ja ma ütlen nagu jaa ennem, kui ma nagu üldse saan aru, millele nagu jaa olen öelnud. Ja hüppan nagu sisse, siis vaatan, okei, nii, võtame nüüd step by step, kuidas läheb. Ja siis, kui üks hetk hakati minult nagu meeskonnakoolitusi küsima, siis mõtlesin, jaa, muidugi, jaa, ma teen. ja tegin päris palju meeskonnakoolitusi ja kõik arvasid, et see on nagu hea, et see oli hea. Aga siis mul õnnestus oma ettevõttes, kus ma olin siis niisugune väike osanik, nagu nende ettevõtte juhtidele mõnikord antakse, väike osalus, pluss siis nagu siis ettevõtte tegevjuht. Et siis mul õnnestus see ettevõtte sellisest algusest staadiumist kasvatada nagu meeskonna mõttes, et seal oli 3 inimest tööl ja meil siis üks hetk oli 13 inimest tööl ja 16 ja nii edasi. Et kasvatada seda meeskonda ja näha seda, et mis see nagu tegelikult tähendab meeskonna luua. Et kui see nagu... Mis siis nii teistmoodi oli võrreldes sellega, millest me loeme ja kuuleme ja kus me ennast koolitame kogu aeg? Jah, kui sa loed raamatuid, siis sa loed, näed, et sul peavad meeskonnas olema nagu mingid sellised rollid täidetud ja keegi peab olema kloun ja keegi peab olema... Ja mina olen meie kloun. Räägitakse niimoodi ja siis, kui sa seda nagu teed, siis sellel ei ole üldse nagu mingisugust nagu tähtsust nendel rollidel, vaid tähtsus on hoopis nagu mingisugusel usalduse tekkimisel ja kuidas sa nagu meeskonnas suudad tagada sellise usalduse, et nad nagu, et see meeskond nagu päriselt seisab üksteise nagu eest ja koos, et see on nagu ja minu meelest see usalduse küsimus oligi minu jaoks meeskonnas nagu põhiküsimus, et kuidas mina juhina suudan tekitada nagu sellise usalduse. See läks mul päris hästi, ma pean tunnistama. Kuigi ma lõpuks pidin kõik inimesed lahti laskma ja ettevõte läks pankrotti, mina läksin võlgadesse ja nii edasi. Aga seni läks hästi. Selles mõttes ma olen selle saavutuse üle uhke, et me tegutsesime nagu Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Bulgaarias ja ma olin selle üle uhke, et ettevõtte juhina ma ei pidanud istuma ja lendama ringi mööda nagu Euroopat, et käima passima oma inimeste tagant, et kas nad tööd teevad ja kas ma saan neid usaldada. Okei, Bulgaarias läks ka üks asi pekki, selles mõttes, et see töötaja tegi sihukese 35 000 eegise augu sinna, mis tolle hetkel oli päris suur raha. Aga see selleks. Ma mõtlen, et sellest ebaõnnestumisest lõpuks, sest see oli üks minu võib-olla kõige suuremaid ebaõnnestumisi, et ma nagu failisin kogu selle ettevõtmisega, kus ma olin siis alguses tegevjuht, pärast osanik ja siis lõpuks ostsin nagu üle teise osaniku ja läksin päris nagu oma ette, kaasasin investorid ja siis kõik läks nagu allamäge ja siis, kui ma sellest nagu midagi sihukest positiivset võtan, siis oligi see, et aga mul oli lahe meeskond või nagu äge meeskond. Et allamäge minna siis vähemalt hea tiimiga.